Tere õhtust kõik minu lõustraamatusõbrad ja tuttavad. Tere õhtust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere õhtust kosmos ja galaktika. Siin ilmasõdalase pooltund ja täna mul on selline suhteliselt ekstreemne ülekanne. Minul on öösel kell juba 2 peaaegu, töötan 24 tundi ööpäevas sisuliselt. Otse loomulikult ma magan ka, aga mu uni on kaootiline. Teen seda teatud graafiku alusel, kuna ma töötan globaalselt 2-3 tundi magamist, siis jälle tööd ja nii edasi. Ning tänane ülekanne, see erakorraline sisuliselt on pühendatud siis sõjaolukorrale, potentsiaalsele sõjale. Ning ütlen ausalt otse välja, oli mul rääkimine teatud teadjate inimestega, kes on kursis Läti poole pealt asjadega. Vihjeid on tulnud ka Eesti poole pealt, et midagi peagi varsti on tulemas sellel aastal, kuna ei tea, nagu varasemalt ütlesin, ei oska öelda. Aga kõik need satanistid, kõik need ameeriklased, inglased ihkavad sõda Venemaaga, pean silmas siis patsient oma meeskonnaga, Obamat, Clintonid, kõik need halbad prantsuskeelsete sõnadega olendid, Scholzid, Macronid, igas makaronid, kellel ei ole lapsi, kes ei tea, mida tähendab laste hirm sõja ees, kes ei tea, mida tähendab naiste ja pere hirm sõja ees. Nemad on need sõjahutajad. See ei puuduta absoluutselt Venemaa seda staatust, kuidas seda praegust on kutsutud, nimetatud. Eesti kahjuks on poliitiliselt tõmbetuules, geograafiliselt väga halva koha peal, kui on nagu 2 suurriigi vahel arvete klaarimine. Sõda on garanteeritud, seda mulle täna öeldi, aga kuidas, missugune see sõja formaat ja vorm saab olema, seda ma ei tea. Ja see ei ole hirmutamiseks, vaid see on nagu ette teavitamiseks. Ja kui te mõtlete, et ma ajan jälle mingi pläma, no okei, 2 aastat tagasi ma ütlesin, et sõjaolukorrani kõik läheb. Eesti on otseteel kuristikku, te kaotate oma töö, te kaotate oma töökohad, koondamised, ükskõik kuidas te tahetakse pankrotti, siis täna on see aeg käes, millest mina rääkisin juba 2 aastat tagasi. Ja nüüd täna ma räägin sellest ajast, mis nüüd tuleb lähema aasta jooksul, poole aasta jooksul, 3 kuu jooksul või 2 aasta jooksul. Igal juhul see mäng tehakse ära aastaks siis 2025, et saaks 2030. Võib-olla vahepeal tuleb veel mingi suurem mäng, aga nad ei jäta ja uudised on halvad, ütleks niimoodi. Nüüd siis, mis puudutab tänast saadet ja üleskutset tulla liituma Liivimaa ökokülaga, arutasime täna omanike ringis, et propageerime välja 50 inimesele, no võib-olla 30-40 perele siis osaluse päevaks X. Meil on 80 hektarit maad, 30 hektarit metsa, oma jõgi, kalarikas jõgi, allikas. Meil on palju pooleli olevaid hooneid, vanu sovjetiaegseid hooneid, kuhu saab ehitada, kuhu saab teha, kuhu saab paigutada. Meil on punane tsoon selles mõttes, et kõik on lubatud. Kõik ehitustegevus, mida me tahame seal läbi viia ja kus meil vanad vundamendid on ja uued ehitused peale tulevad, kus meil on kõik praegust olev, kes ei tea sellest, meie asukoht on siis Ikla piiripunkti taga Läti poole peal, 7-8 minutit autosõitu Ainasi rannast, Valmera poole, Salaskriiva alade lähedal seal siis, kus on kõik meil abimajandid, jahimehed, pagarid, põllumehed. Meil on täis väärtuslik töötav ökoküla. Jah, inimesi on vähe, meie omanike ring. Ja mina elasin seal siis 2 aastat, 2 suve, kes teab, propageerisin. Ning nagu ma ütlesin varasemalt, me ootame õiget aega, et pakkuda inimestele turvatunnet juhul, kui päev X tuleb. Otse loomulikult mehed, kes tahavad sõtta minna, võivad juba praegust Ukrainasse minna, aga kuhu te saadate oma lapsed, oma pered, kui juhtub see asi.
kõik saab juhtuma siis nii-öelda sealpool, mitte selles regioonis, kus on meie ökoküla, sest see on kõige vaiksem regioon Baltikumis, seal ei ole mitte ühtegi sõjalist objekti ega strateegiliselt tähtsat kohta, nii et isegi kui raketid lendavad üle ning teema on siis selline, nagu postitasin eelmises postituses Lõuste raamatus, et 30, 40, 50 perekonda oleme arvestanud, materiaalne väärtus, siis üldine väärtus sellel ökokülal on miinimum 2,5 miljonit, 3 miljonit eurot kusagil arvestusega ja võtame sisse 50 000 eurot liikmestaatus, garanteerime päeval X teie perele elukoha, võite elada siis rasked ajad üle, põhimõtteliselt on varustus, kõik on olemas, meil on oma turvameeskond, meil on omad politseid, meil on omad jahimehed, meil on relvastatud valve, ühesõnaga kõik selleks, et kui kogukond on koos, siis iga mats oma nina sinna ei topi ja see annab ka sellise turvatunde ka juhtudeks, kui eriolukord on, kes mäletab 90. aastat, siis ka banditism hakkab lokkama, nii et need ajad võivad pöörduda täielikult selliseks, kus teil enam ei ole otsustusvõimalus, kuhu te minema peate. Ma ei hakka mitte kedagi kutsuma kuhugile, tulge elama, tulge Vietnami, tulge Liivimaa ökokülas, minge ma ei tea kuhu iganes, kuu peale, Mehhikosse, Costa Ricale, Argentiinasse. Ei, te investeerite päevaks X, seda enam on see investeering parem ja kasulikum, oodates veel keskpanga digitaalset vääringut valuutat, kus sisuliselt on tegu rahareformiga, mis tuleb, kuna sularaha kaotatakse ära 2025. aastaks, pilootprogrammid kõik pannakse tööle, Hiina ees, Euroopa järel, Eesti, Hiina järel, Eesti ees, Hiina taga, mis iganes, kõik teavad seda ei ole mul vaja 10 kordi korrata. Ja see ongi selline siis nagu ekstreemne üleskutse, et mõelge tuleviku peale, sest kõik kurjad keeled, head keeled, nagu ma ütlesin, räägivad võimalikust potentsiaalsest sõjast. Lätis pauguvad täpselt samamoodi kahurid nagu Nursipalus. Lätis on täpselt sama foobia üles köetud. Seal tahetakse nüüd isegi vene keele rääkimisest trahvid kaela määrata inimestele. Nii et sõda käib igal rindel sisuliselt ning kui juhtub see jama, siis ega kuhugile minna ei ole. Ühelt pool on siis nii-öelda vaenlane, teiselt poolt on meri ära lõigatud, kolmandalt poolt on võib-olla Kaliningradi tagant teed ära lõigatud õhk. No vähemalt liikumist mingisugust ei tule kuhugile, täpselt nagu Ukrainas on kõik piirid kinni, blokkpostid, kõik, millest ma olen ka rääkinud, miks need saarekesed on kõik tehtud. Nii et sõja ettevalmistus on käinud tegelikult võib-olla juba 10 aastat, Clintonite, Obamate, patsientide, kõigi nende poolt, satanistide, psühhopaatide poolt ja see tuleb. Kes tahab ühineda meie ökokülaga, kes on huvitatud tõsiselt, võtke minuga personaalselt ühendust, me arutame läbi, meil on juriidiline formaat on välja mõeldud, meil on ehitajad, Rootsist tulevad Ukraina päritolu ehitajad, kes on 20 aastat Rootsis ehitanud väga kvaliteetselt ja iga inimene, kes investeerib omale päevaks X meie ökokülas oma koha, saab väikse elamise, kus ta võib perega elada 3 kuud, pool aastat, aasta, 2 aastat, ehk siis nii-öelda eluaegne sissepääs ja eluaegne elukoht, ruumi meil on, 50 inimest, 50 peret majutada ei ole meil mingi probleem 80 hektari peale. Ja see on tõsine asi, see on tõsine kutse, me ei kutsu kedagi metsa sisse, me kutsume väga atraktiivsesse, väga sellisesse tugevalt välja ehitatud ökokülasse teid looma endale pelgupaik, turvapaik päevaks X. Ja see oli minu tänane sõnum. Rohkem ei oska nagu mitte midagi öelda, kes tahab rohkem investeerida, võib-olla alates 150 000 eurost linnast ära kolida
loodusesse maale. Jah, saame ka ehitada kapitaalsed majad, korralikult majad, mis iganes. Igal juhul on kümneid kordi turvalisem see ala kui kusagil Võrumaa kandis seal, kus on kõik sõjabaasid, kus on muud sõjabaasid, kus on sõjaväeline liikumine. Ja mõelge oma pere, mõelge oma tulevikku, mõelge oma ellujäämise peale, kes tahab muidugi elada, kes tahab võib lihtsalt pea valguse poole pöörata, Jumala poole palvetada, kes tahab võib valge lina ümber võtta ja surnuaia poole jooksma hakata. Aga meie kutsume inimesi, kes tahavad elada, kes tahavad kõige selle satanismi kiuste ja kõige selle sõja kiuste oma eluga edasi minna, oma lapsed üles kasvatada ja lõpuks, kui see jama kõik läbi saab, siis vaatame, mis edasi saab. Aga see ei tähenda seda, et ma pean Vietnamist praegust Eestisse lendama või Lätimaale tulema, Liivimaale, et seal midagi siis korraldama hakata. Me teeme kõik täpselt nii, nagu vaja on. Meil on omad inimesed, koordinaatorid, omanikud, osanikud ja kellel huvi on, võtke ühendust. Aitäh teile kõikidele. Nüüd on minul aeg magama minna ja me kuuleme jälle, kui õige aeg on. Ilust õhtut!